Tere hommikust, varajased ärkajad. Nagu kõrval olevalt liidi pealt näha võite, keedame täna midagi. Aga see, mida me keedame, selleks ei ole mitte neljaviljapuder ega ka hommikukohvi, mida võib-olla kellelgi, võib-olla Toomasel vaja oleks. Aga me keedame täna midagi palju ohtlikumat, palju laastavamat ja palju jõulisemat. Selleks, mida me keedame, on üks keeristorm. Ja mida on keeristormi jaoks vaja? Keeristormi jaoks ei ole vaja mitte midagi muud kui ühte äikesepilve ja siin me siis keedamegi valmis ühe äikesepilve, aga kuni äikesepilv siin moodustub, räägin ma teile ära, mis asi on keeristornaado. Nii, keerist oleme me kõik näinud vannis ja kes ei ole, sellel on suurepärane võimalus seda kohe siin näha. Näete, kui ilus keeris siia praegu tekkinud on. Ja aga miks ta niimoodi nüüd siin keerlema läheb? Põhjus on väga lihtne. Vesi hakkab voolama äravooluaugu poole, vannis või kraanikausis. Ja kui ta nüüd sinnapoole voolab, siis veeosakesed liiguvad ka sinnapoole. Aga neil alguses on olemas mingisugune hoog ja selle algse hoog tõttu nad ei saa kohe otse sinna äravooluauku joosta, vaid peavad sellest mööda minema ja mingi hetk oma teed siis muutma, et augu poole tagasi pöörata. Aga see on juba selline pöörlev liikumine, tiirlevad ümber selle äravooluaugu ja kui neid osakesi, mis liiguvad ümber äravooluaugu on piisavalt palju, moodustubki keeris. On piisavalt energiat, et moodustuks see keeris siin. Nii, vaatame. Ai, vesi keeb juba päris hästi, see tähendab seda, et äikesetorm on päris lähedal. Nii, aga äikesetormis siis ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt üks tõusev õhuvool. Ja kui tingimused on päris head, mõnusad, siis see õhuvool hakkab seal keerlema, aga selleks on vaja energiat ja kus see energia pärineb? Loomulikult pärineb see energia sealt samast veest. Ta on teada, et kui 1 gramm vett kondenseerub ja hiljem jäätub, vabaneb kuskil 680 kalorit energiat, päris palju. Nii et üks äikesetorm on umbes 10 miljonit kilovatt-tundi energiat, mõelge kui suur summa. Aga veel, mille peale mõõda tasuks, see on umbes üks selline pisikene tuumalõhke peal. Päris palju energiat. Nii, aga tornaadot me kõik pudelis nägime. Aga midagi on puudu, tuul on puudu. Nii, ja nüüd pilved saavad ka kohe valmis. Päris palju pilvi. Ja siin on mul siis üks seade, millega me tekitame keeriseid. Nagu näha, need keerised püsivad päris kaua koos. Sellised ilusad. Kuidas see seade töötab? Võib-olla tekib küsimus. Noh, mitte midagi keerulist. Nagu 10-liitrine pang. Siin taga on üks kile, mis liigub päris kiiresti. Ja kiiresti liikumist on vaja selle jaoks, et tekitada kiiresti liikuv õhuvool. Nii tekitatakse kiiresti liikuv õhuvool, siis nende teravate servade tõttu ei ole siin voolamine enam selline ühtlane, vaid hakkavad tekkima keeriseid. Ja keeristel, nagu te mõni hetk tagasi nägite, on selline tore omadus, et nad püsivad kaua koos. Ja eks sellepärast see pilv ole ka selline veidikene koospilv ja hävitab. Nii, aga nüüd aitab sellest pilvemängust, võiks teha ka midagi ohtlikumat. Ärge Toomasele öelge, mis ma nüüd teen. Aga Toomas, kardad juba, jah? Nii, ja ma arvan, et ka teie juba kodudes vaikselt kardate, nii et kohtumiseni juba tulevatel nädalatel. Kooliaasta alguse puhul